Sander Saare, räägime loetud tunnid ennem Rapla ja Tartu Rocki mängu. Mõned päevad tagasi saabusid Raplasse. Liitusid Rapla meeskonnaga. Kuidas on hetkeseis, et kas kokkulepped Rapla meeskonnaga liitumiseks on nüüd olemas ja kuidas sa ise nagu kommenteerid? Mina sain aru, et üleminekuga peaks praegu kõik nagu korras olema. Et õhtul suure tõenäosusega siis tõmba vormi selga. Sa said Rakveres selle esimeste KML-i mängudega veidi üle 8 minuti mängida, et mida sa arvad siinse mänguaja kohta, et loodad sa selle mänguaja tõusu ja mida arvad? No eks algul võib kindlasti harjumist, et meeskonna sisse sulandada. Aga see meeskond on natuke nooremate kindlasti, et ma usun, et siin tekib nagu rohkem võimalusi kindlasti. Et seal olid minust ikka vanemad, Timmu Sokk ja nüüd brändis väga osav mängumees oli ees, et kindlasti oli seal nagu raskem. Oled mõned päevad juba treeningutel osalenud ja jälgisin lühidalt teie siin liikumistreeningut ja visketreeningut, et üldiselt on näha, oled need liikumised üsnagi kiiresti selgeks saanud, et kuidas ennast treenis tunned juba? Täitsa normaalselt tunnen, et Rait aitas siin natukene kodutööd teha, et vaatasin ise liikumised üle, et trennis kergem oleks ja nii-öelda valmis oleks selleks. Et täna vähem peaks korras olema. Mida ütled meeskonnakaaslaste kohta? Et ütlesid, on nad küll nooremad kui endises klubis, aga kuidas mehed tunduvad? No enamusi ma tean, ma olen nendega noortekoondises koos mänginud siin 93 aasta sündinud poisid ja keda ma ei teadnud, on siis 2 välismaalast ja Andre Pärn ja Janarsoo, et ülejäänud on minu jaoks tuttavad nii-öelda. Et on üsna lihtne sulandada meestega kokku? Ma usun küll, ma tean enam-vähem, kuidas, kes mis positsiooni mängib ja kuidas mängib, et ei tohiks probleemi tekkida, ma usun. Peatreener Aivar Kuusma, et kuidas tema meetod juhendamine tundub? Selline emotsionaalne treener nii-öelda, et kui valesti teed, siis saad hagu ja kui õigesti teed, siis kiidab. Nii kui õige treener peab olema? Ma usun küll. Nii ta on. Millist rolli nüüd loodate tänaõhtuses mängus etendada? Et kindlasti omad minutid saad sa kätte, aga mida pead enda tugevuseks nüüd tänases mängus juba? Et kui sa nüüd väljakule lähed, et mil moel sa mõtled ja loodad nagu meeskonda enim aidata? Ma usun, et esimesed mängud ma üritan nii hästi Raidile vahetust pakkuda, kui ma suudan. Et ma ei oska enda puhul mingeid ootusi hetkel praegu seada siin, et kuidas ma mängima peaks. Et võtan seda, mis kaitse pakub ja mängin nii, nagu tuleb. Aitäh sulle, Sander. Rapla fännidel on ülimalt hea meel sind meie meeskonnas näha ja on ülimalt meeldiv sind näha täna platsil. Aitäh sulle ja edu tänases mängus. Aitäh!